Kui ma kogudusse tulin, siis ma teadsin, et see on see koht, kuhu ma tahan ikka tagasi tulla. Koht, kuhu ma kuulun ja kust ma olen saanud endale justkui teise pere. Niipea kui ma kogudusega liitusin, pakuti mulle kaasa teenida koguduse noorte töös. Sellel hetkel vastasin ma küll sellele eitavalt, sest minus oli teadmine, et ma pole veel selleks valmis. Mul oli vaja endal kasvada selleks, et teisi teenida ja neisse panustada. Aasta hiljem aga tegin oma järgmise sammu ja liitusin noorte tiimiga. Sellest veel aasta edasi sai minust juba noortejuht. Kogu oma 3 aasta jooksul, kui ma olin koguduse harutööjuht, ma ei tundnud, et koguduse vanemad oleksid mu selja taga ja et nad toetaks seda harutööd, mida ma tegin. Või et nad võtaks seda aega, et näha, milline on meie koguduse noorte töö. Ma olin alati pettunud, kui kutsusin pastori meie noortekale kõnelema ja ta ei jäänud kunagi kauemaks, et pärast noortega lihtsalt juttu ajada või veel enam, et neid tundma õppida. Koguduses põhiküsimusteks olid alati, et palju siis rahvast oli ka reede õhtul või miks need noored ei tule pühapäeviti kirikusse. Väga harva küsiti, et kuidas päriselt läks. Ja isegi kui küsiti, siis polnud valmis vastusesse süvenema. Aastate jooksul ma olin koguduses harutööjuhina kogenud palju pettumust. Minuni jõudsid paljude teiste koguduse liikmete mõtted koguduse elust, millest ma tahtsin oma koguduse juhiga rääkida. Tahtsin teha ettepanekuid, kuidas saaks paremini teha asju. Kui kohtusime, siis meie vestlus läks üsna raskelt. Üks hetk ta ütles mulle, et ma vastandun kogudusega. See oli minu jaoks täielik šokk. Pärast seda kohtumist tekkis minus täielik mõttetuse tunne. Emotsionaalselt kiskus see mind täiesti maha. Minus jäi pettumus ja tühjus ja see demotiveeris mind. Samal päeval astusin harutööjuhi kohalt tagasi. See tegi mind täiesti katki, sest oma südames ma ei tahtnud seda sammu teha, aga ma lihtsalt ei suutnud enam. Ma ei suutnud enam taluda seda valu, mis minus oli aastate jooksul kogunenud. Kõige lihtsam oli lahti lasta. See kohtumine sai minu jaoks nii märgiliseks, et ma olin oma koguduses passiivne liige 2 aastat. Ma ei tahtnud seal käia ega olla, aga käisin lihtsalt nii-öelda nagu nägu näitamas. Et tere, ma olen veel elus ja tore kristlane. Kõik see mõjutas ka minu suhet Jumalaga üsna negatiivselt. Ma ei tahtnud enam uskuda Jumalat. Ma ei suutnud uskuda, et koguduses on võimalik nii palju haiget saada. Mul oli väga raske leida teed andestuseni. Olenemata kõigest sellest oli mul ikkagi raske Jumalast lahti lasta, sest ma olin palju oma elust tema headust kogenud. Tundsin, et mu süda läheb justkui pooleks, aga ma hoidsin temast ikkagi kinni. Nii palju kui sain ja lihtsalt lohisesin Jeesusele järgi. Pärast 2 aastat siia sinna pendeldamist proovisin leida uut kogudust ja kogukonda, aga miski polnud nagu ikka päris see. Tasapisi sain endale jalad alla ja õppisin Jumalat justkui uuesti tundma ja selles protsessis õppisin ka oma kogudust uuesti tundma. Ma sain aru, et Jumal ei lase mul edasi liikuda. Jumal ei pane mu lauale uusi asju ennem, kui olen oma pastorile andeks andnud. See kindlasti ei olnud lihtne samm, mida teha, aga teadmine, et minu vaimulik areng seisab selle taga kinni, siis ma lihtsalt kodus otsustasin, et ma pean talle andeks andma. Ma pean oma pastorile andmestama. Saime pastoriga kokku ja ütlesin suusõnaliselt selle välja. Ja sellest hetkes ma tundsin, et üks väga suur koorem langes mu õlgadelt. Kõik läks kuidagi paremaks pärast seda. Ma õppisin oma kogudust uuesti armastama ja täna isegi teenin seal taas kaasa. Miski ei garanteeri meile, et me ei saa koguduses haiget või tegelikult ka kuskil mujal. Koguduses käivad inimesed on sama inimlikud nagu inimesed, kes ei ole osa kogudusest. Andeks anda pole lihtne. See on justkui midagi, millest peame lahti laskma. Lahti laskma oma valust, vihast
ja pettumusest, sest see ei vii meid edasi. Piiblis on öeldud, et me andestaks üksteisele. Koguduses haiget saada pole ainult tänapäeva probleem või teema. See on nii olnud kogu aeg. Efesuse 4:32 ütleb: olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. Olin oma koguduses 4 kuud käinud, kui COVID-i esimene laine Eestisse jõudis. Tundsin kogukonnast mitut inimest ja olin teistega kadutavaks saanud. Meie kogudus on pisike. Pühapäeval on kohal umbes 40 inimest. Kui kogudusega liitusin, siis jagasin mitmele inimesele oma elust ja sellest, kuidas ma nende kogudusse sattusin. Ütlesin, et olen oma usus ja elus raskes kohas ja vajan karjast ja kogukonda. Vajan pere ja tuge. Olin hiljuti saanud haiget ning iga pühapäev kogudusse tulles ei suutnud ma muud teha, kui istudes nutta ja Jumala ligiolus vaikselt terveneda. Kui kehtestati esimesed suuremad piirangud, siis ka meie kogudus otsustas näost näkku mitte kohtuda. Läksime veebi üle. See oli kõikide jaoks uus ja imelik olukord. Isolatsioon ja eraldatus oli tohutult raske. Kadus võimalus inimestega koos ülistada, neid näha ja nendega suhelda. Tean, et tervel meie kogukonnal oli see raske. Järk-järgult tundsin, et need lahendused suhtlemiseks, mille kogudus oli üles seadnud, ei töötanud hästi. Kui Zoomis 40 minutit üksteist nägime, siis igaüks ütles kiirelt, et neil läheb hästi. Tegelikult ju ei läinud kellelgi hästi, aga formaat ei lubanud ka sügavamale minna. Nii me siis olime mitmed kuud eraldatud ja üksinda. Üksteise toetamine oli sel hetkel minimaalne, sest kõik olid üksi. Tunda oli palju hirmu ja skeptilisust. Kogukonnas võtsid sõna ka need, kes arvasid, et usus ei peaks me nende piirangutega kaasa minema, sest Jeesus on meiega. Kas me siis pole kristlased? Mida või keda me kardame ja miks me sellega kaasa läheme? Palju segadust ja kurbust ning kõige selle keskel valus üksildus. Sel ajal ma palvetasin ja püüdsin Jumalaga aega veeta ka, aga eraldatuna on see keeruline. Aasta tagasi, kui piiranguid leevendati ja me saime jälle koos olla, siis ma tundsin, et muutust tegelikult ei ole toimunud. Me tulime küll ühte ruumi ja jälle kokku ja naersime, aga täpselt samamoodi valetasime üksteisele, et kõik on hästi. Olime koos, aga ikka üksi. Me justkui enam ei osanud kogukonnas toimida või üksteist armastada selliselt nagu enne. Ma jäin mõtlema, et miks me raske kriisi ajal oma hoolt ja tuge tagasi tõmbasime. Kas see poleks tegelikult olnud koht, kus rohkem üksteisest hoolida? Tulime siis sellest kriisist välja ja jäime samamoodi eemale. Rääkisin mitme meie kogukonna juhiga. Kõik nad tõdesid, et jah, üksildust on palju, aga see on kõik COVID-i pärast ja sinna ei saagi midagi teha. Kui ma 5. korda seda sama kuulsin, siis muutusin väga lootusetuks. Kas tõesti ei saa kogudus miskit teha, muud moodi end häälestada ja uut moodi tegutsema hakata sellises olukorras? Sel hetkel, kui üksteist kõige enam vajasime, jäime teineteistest eemale. Üksildus ja eemalolek meie kogukonnas jätkus ja tundsin, et jäin märkamata. Kui küsin teistelt, kuidas neil läheb, siis on pinnapealseid vastuseid. Ma ei leia usukaaslasi ja neid, kellele tõeliselt toetuda või ka neid, keda ise saaksin toetada. See nagu poleks päris ja tõeline. Otsustasin oma kogudusest lahkuda. Ma olen olnud Jumala peale vihane. Miks just meie pere pidi lõhki minema? Miks ta lasi minu perekonnal katki minna? Ma tean, et see lugu ei ole minust, aga selline kodu mitmeks osaks rebimine mõjutab meid kõiki. See on nagu lahutatud lapse tunne, kus isaga ei saa rääkida emast ja emaga ei saa rääkida isast. See on nagu pidev varvastel kõndimine. Ja mu kogudus läks katki ja ma ei saa sinna midagi parata. Ma ei ole kristlikust perest, aga ma olen õppinud Jeesust järgima väga tasapisi.
ja suures osas tänu inimestele, kes võtsid Jumalat tõsiselt. Selleks ajaks, kui oma kogudusega liitusin, olin teinud elu muutva otsuse, et tahan kindlaks teha Jumala olemasolu ja selle tähenduse minu jaoks. Leidsin, et see kogudus igatseb sama elavalt Jumala tundmist ja teenimist. Ma olin 2 kuud jõudnud koguduses aktiivselt osa olla, kui sain teada, et see kogudus on ligi 80 aastat vana ja nende aastate jooksul on juba üht-teist läbi elatud. On olnud tõuse, on olnud mõõne, on nähtud Jumala imesid, aga on ka selliseid suhteid, millest ma ei osanud alguses midagi arvata. Nimelt sain teada, et minu tunnetus, nähes mõningaid juhte koos töötamas, oli õige. Neil puudus omavaheline usaldus ja oli nagu välja rääkimata vaiba alla pühitud probleeme. No mis seal ikka? Mina hakkasin saama järjest lähedasemaks mitmete juhtide ja nende peredega. Ma nägin Jumala tegutsemist nende kaudu ja nende sees. Õppisin ka üldjoontes oma kogudust armastama. Nendest sai minu perekond, kellega olla ühisel teekonnal, põnevil Jumalast ja kaasinimestest enda arenemisest usus. Koos visioneerisime, lõime strateegiaid erinevates valdkondades, kus kaasa teenisin. Olin küll üpris noor, aga sellegi poolest võeti mind tõsiselt ja mind jüngerdati inimesena, andides ja meeskonnaliikmena. Koos selle kogudusega käisin ma läbi ka enda elu suurima kriisi, läbipõlemise ja depressiooni. See julgustav ja külg külje kõrval olev kogudus aitas mind sellestki läbi. Me olime palves ja nad rääkisid Jumala sõna minu üle. Nad olid mulle nii suureks toeks. Ma armastan oma kogudust. Selles on väga erinäolisi ja erivanuselisi inimesi. Aga need, kes on haiget saanud, teevad haiget ka teistele. Seni, kuni me ei puhasta vaiba alust, jääb see tolm teistele silma tikkuma. Kuigi meie kogudus kasvas ja tajusime, lausa nägime ka Jumala tegutsemist meie seas, ei olnud mitte kõik päris hästi. Oli arusaamatusi, oli konflikte, mida püüti lahendada ka kõrvalist abi otsides, aga miski jäi lahendustes puudu. Mulle tundus, et ühed räägivad aiast ja teised üldse pilvede liikumise suunast. Probleemid ja lausa lood olid erinevad, aga kuidagi oli konflikt ühine. See ei olnud kõigile koguduse liikmetele ilmselge, aga need, kes olid tähelepanelikumad, kes olid aktiivsemalt seotud, need tajusid midagi. Ma sain 2 aastaga aru, kuidas nii-öelda koristamata tolmurull kasvab väga suureks ja kivinenud müüriks inimeste vahel. Nii ei saa olla Jeesuse perekond, nii ei saa olla kogudus. Lõpuks andis pastor päevapealt lahkumisavalduse. Mõned olid šokis. Mõned aimasid, et midagi sellist peab juhtuma, aga paljud olid segaduses. Kogudus lõhenes korraga 3. Oldi poolt, oldi vastu ja oldi segaduses. Aga kelle poolt või kelle vastu? Kas polnud see mitte Jumala kogudus? Aga kes saab siis olla selle vastu? Ma püüdsin olla neutraalne, mitte võtta seisukohta. Sain aru, et ma võin ka sellega teha mõnele palju haiget. Aga ma ei tahtnud olla see, kes toob kogu aeg aga sisse. Ma olin samuti segaduses ja ma ei mõistnud, kuidas minu koguduse pere saab nii suures tülis olla, kuidas need inimesed, keda ma südamest armastan ja kellega ma olen koostunud läbi nii paljust, võivad järsku üksteise vastu pöörata. Kaua aega ehitatud omavaheline usaldus oli katki igas suunas. Rääkides ühega ma ei julgenud rääkida enam teistega, rääkides teistega ma ei julgenud mainida esimesi. Mäletan mitmeid vestlusi, mis olid lihtsalt nii nutused ja midagigi öelda tundus kohatu. Kui kodu on lõhki läinud, siis kus on minu kodu? Ma tahtsin ka nutta, aga ma kartsin, et kui mina nutma hakkaksin, siis ma oleks sunnitud ka pooli valima. Ma valisin viha. Ma valisin olla pahane ja küsida Jumalalt, mida värki, miks sa lubad sellist jama, kuidas sa võtsid meilt üksteiselt ära? Aga Jumal ei võtnud. Millal me viimati küsisime, kes on tegelikult meie koguduse keskmes, meie kogukonna keskmes, kes see on minu ja meie jaoks? Kas keskmes on pastor,
äkki hoopis mõni mõjukas ja valjuhäälne koguduse liige? Kas me juhime kogudust olles inimestele meele järgi või jumalakartlikud? Kas meie keskel on tegelikult mingisugune elevant ruumis, millest me ei räägi? Või äkki me peaksime meelt parandama, sest see ei olegi meie kogudus? Kes üldse paneb koguduse kokku? Kes otsustab, kes kogudusse tuleb ja kes läheb? Piibel ütleb selgesõnaliselt, et kogudus kuulub Jeesusele, aga selleks peaks ta ka kõige keskmes olema. Kas meie keskel on tõesti Jeesus, kes meid suunab ja aitab ka üksmeelt luua? Sõltub, kes suunab meie koguduse motiive ja paneb asjad liikuma, kes toob inimesi kokku, kes saab kõige suurema tähelepanu meie seas, kelle sõnu me kõige rohkem tsiteerime, keda me kõige rohkem kuulame. Minu kogudus on täna lõhestunud, katki. Seda ei olegi enam. 3 alustas uue kogudusega, 3 leidis uue koguduse, 3 ei ole enam koguduses ja mitmed neist ka enam Jumala juures. Mul ei ole vastuseid ega lahendusi. Ma isegi ei saa täna lõpuni aru, mis siis täpselt selle lõhki ajas. Aga ma armastan oma kogudust, keda enam ei ole. Ma armastan teda ikka edasi. Ma ei otsi süüdlast. Ma õppisin meie kogudust tundma enne selle lõhenemist. Ma kasvasin ja ma tean täna, et Jumal ei ole mitte kedagi maha jätnud. Ma õpin nendelt koguduse liikmetelt tänini. Ma küsin, mis on minu roll selles kõiges? Mis saab sellest minu jaoks? Ma olen ettevaatlikum arvustama ja ettevaatlikum erimeelsustega. Ma tahan anda kõik troonid ja au ja usalduse Jeesusele. Ma tahan jääda põlvedele suletud suuga. Seni, kuni mul on armastust Jumala rahva vastu. Jeesus andis meile mõista. Armasta Issandat oma Jumalat kõigest, oma südamest, mõistusest ja hingest ja oma ligimest nagu iseennast. Me vajame Jumala abi, et armastada. Me vajame Jumala abi, et olla armastatud. Jumala abil on meil kannatlikkust, et kuulata, armulikkust, et mõista, armastust, mis tervendab meid ennast ja toetab ka teisi selles protsessis. Päris elu, päris lood ja võib-olla sa tundsid ennast ära. Ja tegelikult see on väga hea, kui sa ennast ära tundsid, aga ma julgustan sind esmalt, et kui sa tunned ennast ära, sa ei ole üksi. Aga sealt on üks samm veel edasi, räägi kellelegi oma lugu. Võib-olla sul on noortejuht, pastor, mentor, keegi, keda sa usaldad, siis koos me saame nendest asjadest läbi minna. Mõni asi tundus endale ka tuttav. Tere hommikust lastele. Ma kasutan võimalust, et kui te olete ärganud, et siis mul on hea meel teid mitte küll näha, aga et te näete issit. Hea meel on olla mitmetes kodudes ja mitmetes paikades Eestimaal täna ja tunda, et siin on ka teisi inimesi, kes teavad, mis maitsega on mehukati. Ma ei ole üksi. Amen. Kui sa oled perekonnas üles kasvanud, kui sul on õdesid ja vendi ja võib-olla isegi sa oled üksiklaps, aga sul on sõpru, siis sa tead, mis tunne see on, et aeg-ajalt peres on valus. Sellepärast, et juhtub kakluseid. Mina olen üles kasvanud venna ja 2 õega ja see tähendab seda, et juhtus mõndagi. Ja eriti on mul meeles need hetked, kui ma oma vanemat õde kiusasin, ma tunnistan ausalt üles, ma olin päris kiuslik ja siis ta ajas mind tavaliselt korterit mööda taga ja kui ta oli mind tabanud, siis ta tutistas mind. Ja see oli väga valus. Aga minu kõige suurem pettumus tegelikult ei olnud lihtsalt see valu, vaid see, et ma ütlesin, et miks sa iga kord sama koha pealt tutistad. Ja nüüd see koht on näha. Nii et kes tahab uut soengut, siis ma annan õe Triinu kontakti pärast. Aga ma arvan, et me koguduses ka, me vahel käime tegelikult nagu kiilaspäistena ringi vaimulikus mõttes. Meil on mingisugused kohad, kus me oleme saanud haiget. Ja tegelikult mu abikaasale meeldivad igaks juhuks ütlen kiilakad mehed.
ja eile ma oleksin Siret ja Neemo järel ikkagi 3. koha saanud juustepikkuse võistlusel. Koguduses me saame ka sakutada, me täna kuulisime neid lugusid, kus inimesed saavad sakutada. Keegi tutistab ja sul on valus. See tunne, et pere on katki. Ja ma arvan, täna on see paljude tunne. Ma olen viimaste nädalate jooksul ise sõnelenud, andeks palunud, leppinud ja siis läinud uuesti Facebooki tagasi. Ja läinud samasse rattasse, süda jälle must. Täna hommikul ühe õega rääkisime sellest samast ja nii hea oli, et me ei olnud isegi tülis, aga tore oli leppida. Miks meile teeb haiget see, kui asjad juhtuvad koguduses eriti, on see, et meil on väga kõrged standardid selles, kuidas asjad peaksid olema. Kristlastena me teame, kuidas me kõik peaksime käituma. Meil on ideaalpilt ja siis me kogeme, et see tegelikkus kisub meid alla, lõhestatus ideaalide ja tegelikkuse suhtes. Kusjuures ma arvan, see on valusam siis, kui sa oled kogenud nagu koguduse mesinädalaid. Sul on nagu jube hea olnud. Mingisugune osadus, no nii mõnus on, et ma olen nagu taevas ja siis juhtub midagi. Tüli, läbipõlemine, see, kui keegi läheb lihtsalt ära ja siis on see tunne veel seda hullem. Ma olen ise kogenud ka mitmeid valusaid asju, ma olen täna Allika koguduse pastor, mõned aastad tagasi ma olin veel Mosaiik koguduses, keda hüütakse Mokoks hellitavalt, ja seal ma olin ühe kogukonna sulgemise juures. Ma olin ise selle vastutaja ja see ei olnud minu otsus, me olime kogudusega koos, me palvetasime mitu korda ja me kogesime, kuidas Jumal õnnistab seda otsust ka, et üks uks tuleb kinni panna. Aga ka see oli valus. See oli üks ägedamaid matuseid mu elus, mis on olnud. Aga matus on matus. Ja võimalik, see teeb täna teistele inimestele haiget, kes on minu sõbrad sellest ajast. Me ei ole tülli teinud, aga ka see on valus hetk. Kui sa mõtled piiblilugude peale, siis isegi ajaloo kõige suuremad jutlustajad, Kristuse kaastöölised on olnud tülides, on olnud konfliktides, on teinud vigu. Nii et juhid teevad vigu, nad jätavad meid tähelepanuta, me kogeme valu, sest me oleme puudulikud inimesed. Me kannatame oma iseloomu vigade tõttu. Pinged lähevad ülesse ja me ei oska neid lahendada ja rahu saavutada teinekord. Piiblis öeldakse, et taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha issandat. Ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust. Et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks. Teate, ma arvan, et me oleme paljud kogenud seda, et alguses on nagu mingi väike asi, mis häirib. See pisike kibe juur. Ja siis see laieneb, see võtab maad, eskaleerib olukordi ja rikub paljud teised suhted ka ära juba. Lahendus on seal alguses, aga me nagu ei tee seda sammu ja siis asjad lähevad hullemaks. Tulles Moko juurde veel, siis üks minu kaasjuhtidest, ma nime ei nimeta, sest ma ei küsinud luba. Jää anonüümseks. Aga see on positiivne näide. Ta ühel hetkel sai aru, et midagi seda väljamed vist häirib. Ja häiris ka. Ma olin pahas kohas, ma olin kriitiline, ma arvan, vastik natukene, kõik ei näinud, mõned nägid. Ja võttis ühendust, saame kokku, räägime, tõi mulle vastu kukleid. Armastus käib kõhu kaudu, väike tipp. Ja see oli hästi ebamugav ja väga õige, mis ta tegi. Ja me oleme väga head sõbrad. Ma ei tea, kas see oleks läinud kuidagi hullemaks, aga see on see, et see kibe juur nagu hakkab kuskilt tulema. Ta tahab minna suuremaks, aga üks lahendus on see, et sekku siis, kui on võimalik. Et see ei tuleks. Täna me kuulsime lugusid, kus tegelikult asjad juba läksid. Siis ma tahaksin sind ikkagi julgustada sellega, et valu kaudu sa oled ühenduses Jumalaga. Väga lihtne tõde. Valu kaudu sa oled ühenduses Jumalaga. Et ole julgustatud. Koged valu, oled elus. Valu on üks viisidest, kuidas me eluga ühendust peame nii-öelda. Surnud inimene minu teada valu ei tunne. Ma ei ole saanud küsida, ma ei ole saanud proovida. Kasvamine on valus. Teismelised teavad,
põlved valutavad lihtsalt sellepärast, et sa kasvad. Ma olen seda ise kogenud, kuigi ma ei kasvanud väga pikaks, mul oli üsna valutu. Ja kui sa valu ei tunne, siis see võib isegi ohtlik olla. No näiteks, kui sul on suhkruhaigus, suhkur mängib, tundlikkus jalgadest kaob ära, sa astud kivi peale, see läheb katki, sa ei tunnegi. Infektsioon levib edasi ja lõpuks jääd jalast ilma. No hästi dramaatiline. Aga võib juhtuda, mis tähendab seda, et valu mittetundmine võib olla halb. Ja ma arvan, vaimulikus mõttes ka, kui me ei tunneks valu või kui me oleme sellisesse faasi jõudnud, siis tegelikult asi võib olla väga hull, pärast äkki lõigatakse mingi jäse lahti. On juba hilja, nii et valu ei ole üldse halb asi. Nii et see on märk, et tuleb mingisuguse murega tegeleda. Ja ei pea ootama, et väga hulluks läheb. Ja kui ka on läinud, siis on alati lootus, sest ma tahan sulle lugeda sõna selle kohta. Kõige raskem, sõbrad, on juba möödas. Sellega ma tahan sind julgustada. Kõige raskem on juba möödas. Vanas testamendis, prohvet Isaia raamatus on kirjakohad Jumala sulasest, neid tekste on mitmeid, aga ma loen 53. peatükist ja need on ettekuulutused Jeesuse kohta. Seal on öeldud, et ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud. Võib-olla see on sinu kogemus. Valude mees ja haigustega tuttav. Võib-olla nagu sina. Niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast, ent tõeliselt võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. See on Jumala sõna. Jeesus kandis meie valusid. Ta on valudega tuttav. Mitte lihtsalt valuga, vaid valudega. Nii et see mitmus julgustab. Ma ei tea, mis valud sinul on, aga Jeesus on nendega tuttav. Üks tõlge ütleb, et ta oli tuttav kõige sügavama leinaga. Kõige sügavama leinaga. Nii et üks võimalus, kuidas tegeleda oma valuga, kui sa oled seda kogenud, on see, et sa võid kujutleda seda, kui et see on päriselt need löögid, mis on Jeesuse pihta löödud. Päriselt need haavad, need naelajäljed tema ihus, sinule tekitatud valu on Jeesus enda kanda võtnud. Ma arvan, et sageli meil ei ole probleemi sellega, et minu patt on risti peal ja jäädagi nagu sinna kinni, et küll ma olen vaevatud ja koormatud ja vaat minu patt on seal. Aga on oluline meeles pidada see, et ka sulle põhjustatud ülekohus, ebaõiglus, need asjad, mis on sinu ellu tehtud, mis ei ole Jumala tahe, teiste patt, mis on sind mõjutanud, see on ka risti peal. Ja seda on väga oluline meeles pidada selleks, et me saaksime terveneda. Nii et need traumad, mis on meile põhjustatud, need alluvad ravile, ma julgustan sind. Ja ega see ei lähe lihtsalt. Teinekord me teame, inimesed operatsioonist taastuvad väga pikalt. Põevad koroona läbi, tüsistused kestavad. Mina ei tunne lõhnadena. Lõhna natuke tunnen, haisu ei tunne üldse. Sa võib-olla mõtled, et see on hea, aga tegelikult ei ole, sellepärast, et enese usaldus põhineb haistmisel. Nothing. Et lihtsalt Sveni vanatan pärast nuusutab mind. Vahel läheb aega, me vajame kaaslasi enda ümber, kes aitavad, kes süvenevad meie loosse, me vajame ausust, nagu me täna nendes lugudes kuulsime, ja andestust. Ja selle kõige läbi sa õpid tundma, et mitte ainult sa oled valu kaudu ühenduses eluga, vaid sa oled ühenduses Jumalaga. Sa oled ühenduses kõige intiimsemal kombel Jumalaga. Ja ma ei ütle, et see on lihtne alati. Teinekord see elu koos Jumalaga tuleb läbi võitluste. Ja teinekord see võib usu ka täitsa ära süüa. Teate, mul on elus olnud mitmeid keerulisi olukordi, kus ma olen näinud kõrvalt, et teiste inimeste usk on äkki nüüd kaalul. Ma arvan, et ühed raskemad ajad minu elus olid 3 aastat tagasi, kus ma ainult mõne kuu kestel pidin matma 2 meest, kes surid nagu väga palju enne õiget aega, ütleksin mina. Kõigepealt üks teismeline, ta oleks mõned päevad tagasi saanud 21-aastaseks. Ja see on see olukord, kus ma vaatasin seda perekonda kõrvalt ja mõtlesin, et huvitav, mis juhtub nende usuga nüüd. Mis neist saab? Kas nad peavad vastu?
teinekord enda valu ei olegi nii suur, kui vaadata kõrvalt ja kogeda, et sa ei saa midagi teha. Vaadata ema, kes on kirstu kõrval ja ta kallistaks kogu oma ülejäänud elu seal pühakojas, sest elu edasi on väga hull. Ja ometi ma olen näinud, et Jumal kannab läbi. Ka sellisest olukorrast Jumal kannab läbi ja usk püsib. Ja see on hämmastav. See on Jumala armastuse kogemine kõige sügavamal tasandil. Ma olen pidanud matma ühe oma sõbra ja ta võttis endalt elu ja ma mäletan, et see oli minu jaoks selline koht, kus mul tunde mõttes oli üks suurimaid uskusid, kui nii saab öelda, mis mul elus on olnud. Sest tema matusteks valmistudes ma suutsin endale ette kujutada oma palvekambrist seda, et see vend tõuseb ülesse. Et selles kirikus sul üks vahva üllatus. Ja me saame öelda, et tere hommikust. Ja seda ei juhtunud. Ja ma ei saa öelda, et ma oleksin Jumalas pettunud, aga ma olen pidanud oma Jumala pilti uuesti kokku panema. Ikkagi. Sest need lood teevad haiget sulle, su ümbritsevatele, nendele, kes jäävad leinama ja see ei ole lihtne. Aga ma olen näinud, et see on võimalik. Aga usk võib ära kaduda. Mis on see, kui usk kaob ära? Ma arvan, et usk ära kaob, see ei tähenda seda, et korraga ma arvan, et Jumalat ei ole olemas. Jah, see on üks uskmatuse vorm, aga sellises valu kogemises ja seal, kus me läheme raskustest läbi, mis on uskmatus? Uskmatus on see, et see tunne, et ma ei saa enam usaldada seda, et Jumal on minu jaoks olemas. Mitte, et ma ei usuks, et ta üldse olemas ei ole, ta on kusagil on olemas, ta on Meego jaoks olemas, kes on usukangelane, kõik nägid seda nime siin, eks ole. Aga minu jaoks ju Jumalat ei ole. Ta on kusagil kaugel. See on uskmatus subjektiivsel, kõige isiklikumal tasandil. Jah, kuskil on, aga mitte siin, mitte minu lähedal, mitte piisavalt. Ja see on asi, millega meil tuleb nagu silmitsi olla teinekord. Muuseas, Jeesus oli sellega silmitsi. Jeesus, kes küsis kõige sügavamaid küsimusi usalduse kohta, isa, ma ei taha minna ristile. Miks ma pean seda tegema? Kas see võiks minust mööda minna? Isa, miks sa mu maha jätsid? Uskmatus. Ehk siis see, kui usaldus pannakse proovile kõige koledamas kohas. PP-ks valmistudes siin meediatiim on hästi tubli olnud ja teavitab inimesi ja siis on minu nimi ka kuskil olnud koos teemaga ja siis mitmed inimesed minu käest nagu uurisid või ma sain aru, et nad ootavad, et ma räägiks depressioonist tõenäoliselt. Ja siis ma mõtlesin, mul ei olnud üldse plaanis rääkida depressioonist. Aga need, kes mind natuke lähemalt teavad, siis ilmselt mõtlesid, et äkki siis kui jutustab, siis mõtlesin, ma pean natuke sisse panema. Nagu oma valu ka natukene. Bear with, kannata ära. Ma ei taha sellest pikalt rääkida, aga ma tahan anda tunnistust sellest, et ma umbes aasta tagasi ma olin kui kiirteel ühe oma kõige sügavama episoodi poole, mis puudutab depressiooni. Ma olen sellega võidelnud teismelisest peale tegelikult, nii et ma arvan, et see on õige kontekst, kus rääkida sellest. Ma arvan, et ma ei ole inimene, kes sai õigel ajal abi. Ja kindlasti ei teinud asju lihtsamaks see, et ma olen kiilaspäine ja see teeb kurvaks. Lihtsalt läks väga raskeks ja siis mõtlesin, et tuleb nagu meeleolu natuke kergendada, et muidu on liiga siuke. Te olete ärkvel. Ups. Aga ma olen sellega võidelnud ja täna mul on väga hea olla, mul on sellest hea rääkida. Aga depressiooniga elamine ja selle tundega, et vahel ei ole eluisu ja vahel see on okei, et eluisu ei ole. Peaasi, et sa oled Jumalas. See tunne, et ma tean, et siin on üks Kaarel, kes on peast natuke segi, aga see on turvaline, sest ta ei tarvita ravimeid ja ta oskab Jumalaga rääkida. Ja siis avastada Kaarel, kes tarvitab ravimeid, endiselt usub Jumalat, aga nagu ei tunne eriti midagi, sellepärast, et see kuidagi mõjutab teda. Ja ma olen selles aastas pannud nagu ennast koos Jumalaga uuesti kokku ja ma veel valmis ei ole, ma arvan. Ma ei tea, kus ma valmis saan. Aga ma olen kogenud seda, et usk kannab välja ka selle, kui sul tundeid ei ole. Ja teinekord ei peagi olema, täpselt nagu sa ei tunne vahel lõhna. See on võimalik, sest kõige raskem on möödas.
Jeesus koges seda, mis on lahutatus Jumalast, mis on see tunne, kui usk niidetakse maha. Ta lõigati ära elavate maalt ja teda tabas surm mu rahva üleastumise pärast, ütleb Jesaja kiri veel. Nii et Jeesus teab, mis tunne see on, kui sul ei ole tundeid, kui sa oled elust nagu lahti rebitud. See tunne ongi. Jumalat ei ole mu jaoks olemas ja ma ise ei koge rõõmu ega mitte midagi. Mõnusalt depressiivne on ju. Ma ka armastan seda, kui on nagu, koos on raske. Mul on palju kergem muuseas inimestega kurvastada, kui rõõmustada. Nii raske on tähistada. Sõber, poeg sai Eesti meistriks jalgpallis. Okei, mul sai 5. koha. Et mul on depressioon, mul ka. Et lihtsam on. Aga Jeesus on kogenud seda, mis on olla kurb, tõeliselt kurb. Kui sina täna oled ka sellises kohas muuseas, et sul on elu isuga nagu raske, siis ma tahan sind väga julgustada, et su elu on oluline. Su elu on oluline Jumalale, su lähedastele ja küll see isu tagasi tuleb. Pea vastu. Sellepärast, et Jumala sõna ütleb Jeesuse kohta, pärast oma hingevaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Kannatus ja valu ei ole ilma tähenduse ja eesmärgita, vaid see viib meid kuskile välja. Me näeme valgust, me kogeme Jumalat ja me kogeme suuremat rahuldust, kui me eales võib-olla oleksime tundnud, kui me ei oleks sellest kannatusest läbi läinud. See on minu tunnistus ka. Nii et sa ei ole üksi, Jeesus on sinuga ja kogudus on sinuga, kui sa ennast avad. Nii et ole väga julgustatud. Sa oled ühenduses eluga, sa oled ühenduses Jumalaga ja valu kaudu sa oled ka ühenduses kogudusega, mis on väga oluline moment. Need rasked hetked defineerivad selle, kes me oleme koguduste ja kogukondadena. Seesama lugu, millest ma enne rääkisin, kui see noor inimene oli endalt elu võtnud, me läksime samal õhtul nende koju, vanemate juurde. Ma mäletan, kuidas mu abikaasa läks pereema juurde ja ta ei olnud mitte midagi, lihtsalt võttis kaissu. Seal ei olnud nagu sõnu vaja. Ja see on kõige parem koht, kus olla, see on väga mugav lohutada kedagi, lihtsalt ära ütle midagi, ole kaisus. Ja ma mäletan seda, et see on kõige hullem valu, mida ma olen kunagi näinud või kogenud siin toas praegu. Ja ma ei ole kunagi või sellisel viisil kogenud, et Jumal on siin lähedal niimoodi, et katsu näpuga, kõigi pealt katsu näpuga, sest me armastame nagu Jumal armastab. Kõige suurem valu ja kõige rohkem Jeesuse moodi. See on paradoks. Need on paradoksid, mida me õpime tundma läbi selliste lugude. Nii et kui Jumal usaldab valu, ma usun, et ta usaldab meile muuseas valu. Kui ta usaldab valu sinu kätte, sinule elada, siis ära karda. Need on Jeesuse sõnad. Ta annab sulle usu ja väe minna sellest läbi. Sa koged armastust nii sügavalt, et sa ei arvanud, et see võimalik on. Kõik ühenduslülid ei ole ka muuseas valusad. Nii et kui sul on põhjust tähistada, tee seda. Kui on mesinädalad, naudi täiega, sest see annab sulle midagi, et sa jaksad kannatusest ka läbi minna. Nagu ma algul ütlesin ka, ma olen siin inimestega vaielnud, leppinud ja nii edasi ja me teeme võib-olla seda tihti ja kogudustes on tülid ja suhtekriisid. Kui me räägime sellest, et kuidas me usu läbi läheme läbi, siis tegelikult nii, et me vaatame teisi inimesi läbi Kristuse. Mitte lihtsalt ma usun ennast sellest läbi, vaid ma usun Kristust, kelle läbi ma vaatan inimesi ja olukordi. Mind on hästi palju aidanud keeruliste inimeste puhul näiteks see, et ma vaatan, et läbi Jeesuse filtri teda, nagu Jeesus teda vaataks. Ja see näitab mulle, et Jumal sirutab oma käe ja valmis kõiki kallistama, igasuguseid inimesi, mind ka. Minu lapsepõlvest on üks väga armas pilt, mis on üks mu lemmikuid. Ja enne rääkisin oma õest, kes mind tutistas kiilakaks. See pilt kõneleb minu jaoks mõndagi peale selle ilmselge fakti, et ma olen sündinud Nõukogude Liidus.
ja kindlasti teoloogina ma ei taha öelda seda, et Jumal on väike tumedapäine tüdruk, kui ma ütlesin, et tema tuleb ja kallistab meid. See pilt on perekonnast, see pilt on kogudusest. Ma ütlen, et sina oled see väike tumedapäine tüdruk või natuke suurem poiss või kes iganes, kes läheb ja paneb oma käe ümber sellele, kellel on pisar silmanurgas, nagu mul selle pildi peal oli. Nendes lugudes, mida me täna kuulsime juba, ütles keegi, et kes on haiget saanud, need teevad haiget ka teistele. Aga mina ütlen sulle, et keda on armastatud, need armastavad. Ja Jumal on sind armastanud, tee sina nõnda samuti. See on üks mu lemmikuid pilte lapsepõlvest, mitte sellepärast, et soeng on sarnane nagu täna, vaid kui ma seda vaatan, siis ma siiamaani tunnen, et mind on armastatud. Ja see on üks paljudest hetkest, kus mind on hoitud paljude poolt ja ma väga soovin, et sa leiaksid inimesed, kes hoiavad sind samamoodi. Ja julgustan sind teiste ellu panustama sellisel viisil. Ma arvan, minu elule võiks panna pealkirjaks hoitud väike vend. Ja võib-olla sa ütled, et sul on lihtsalt vedanud. Sul lihtsalt joppas. Ja võib-olla tõesti, aga see ei ole lihtsalt vedamine. Ma arvan, et Jumala armust ma olen vaadanud elu Kristuse läbi ning see ehitab usaldust Jumala ja kaasinimeste vastu väga keerulistes aegades samamoodi. Elu keerulistes ja valusates kohtades. Nii et vaatame läbi Kristuse. Teate, ma palvetan lühidalt. Isa, sina oled öelnud, et õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Ja issand, ma tahaks täna usus palvetada, et õndsad on usu kaotanud, sest nad leiavad selle uuesti. Õndsad on haiget saanud, sest nad saavad terveks ja õndsad on need, kes on haiget teinud, sest nad saavad andeks. Isa, ma palun täna sinu kätte need, kes on eemal, kas Covidi pärast, tülide pärast, õnnetuste pärast, mida nad on kogenud oma elus. Mine ja kallista neid ja saada neid, kes kallistavad ja tee meist need, kes on valmis tegema seda, mida sina. Sina oled meid armastanud, luba, et meie võiksime armastada nii nagu sina. Aamen.